Peale valimisi Tapal tänane koalitsioon on olnud koos, saanud tegelikult töötada sellised napid 4-5 kuud. Eks koalitsioonides on alati nii, et küsida tuleb maksimumi, püüda tuleb maksimumi ja siis saab ka midagi tehtud. Aeg on küll olnud napp, aga ma arvan, et me oleme oma programmi ja lubadusi realiseerinud päris maksimumi lähedaselt. Sellised hästi kohalikud teemad nagu teedehoiukava, teede remontimine. Meie lubadus oli Ambla maantee korda teha. Seda me oleme saanud teedehoiukavas tõsta ettepoole oma sobivale kohale ja siis muidugi ka seal taotleme ikkagi täielikku renoveerimist. Nii tee ise kommunikatsioonid ja teha ta selliseks, et Tapa elanikul oleks seal mugav ja ohutu liigelda. Mõnikord on saavutus ka see, et mis jääb tegemata ja me loeme kindlasti enda üheks saavutuseks seda, et Tapast ei tule poole Eesti prügimäge. Et sellist rohe- ja rahapesu kohta, mida siia vahepeal taheti meile vägisi mehele panna, et see õnnestus nagu pareerida. Et meil ei ole tuulikuid, aga meie tuulikuvõitlus oli siis selle prügitehase ärahoidmine. Mida Tapal uut plaanis on? Tapal on nüüd, kui vaadates ette aasta, 2-3, siis jah, ma arvan, et selline kõige suurem ja kõige kasulikum on ettevõtlusala. Paide maanteele rajamine, kus siis oleks võimalus 20 ettevõttel, umbes 20 ettevõttel siis rajada kas oma tootmisbaas, arendusbaas, ka miks mitte ka ladu. Ja Tapa vald rajab sinna selleks taristu, infrastruktuuri ja siis 2027. aastal võiks seal siis juba hakata toimuma tootmine, ettevõtlus, selline aktiivne majanduselu ja loomulikult see tähendab ka tööd, elu siin Tapa linnas, Tapa kandis, Tapa vallas, ehk siis ikkagi selle eesmärgi täitmine, et elu oleks ka mujal, kui mitte ainult suurtes linnades ja kuldsetes ringides. Et see on üks idee, üks plaan, mille teostamist nagu väga ootaks ja mis on ka EKRE valimislubadustes valimisprogrammis olnud ja mis siis ka EKRE vallavanema Helmelööde ajal see projekt alguse sai. Et kui see realiseerub, siis see oleks nagu väga hea ühe lubaduse täitimine ja väga konkreetne areng Tapa vallas. Tapa-Ojula on siis ka üks selline hästi pika ajalooga projekt juba, millel on lähemal ja kaugemal oldud, aga tõepoolest ta on ka üks selline projekt, mis tegelikult EKRE suhtumisel, EKRE poliitikal on päris lähedane, ehk siis on erakapitali ja avaliku raha rajal rajatavad taristuobjektid ja siin on nii omavalitsus, eraettevõtlus kui ka siis Kaitseministeerium on oma õlla alla pannud. Kõik paigutavad sinna ühel või teisel viisil finantse ja 2027 võiks see juba valmis olla. Parasjagu on väliskülalised Tapat väisamas. Kuna tegu on Garnisoni linnaga, kas sinu vastutusalas olev välissuhtlus on vallas aktiivne? Võib tõesti öelda, et ta on aktiviseerunud. Selleks on rohkem tähelepanu, rohkem aega tekkinud ja meil on äsja sõlmitud sõprussidemed Lääne-Ukraina Strõi linnaga. See on siis Ukraina rahvusluse selline südames asuv linn ja loomulikult eks ka partneri otsimisel sai ka seda silmas peetud, et tegemist oleks siis ikkagi rahvuslikult meelestatud piirkonnaga. Ja see ei ole nüüd ainult selline sümboolne koostöö, sest tõepoolest Ukraina on sõdiv riik, sõdiv rahvas ja ennast kaitsev rahvas ja meil on kindlasti sealt palju väga konkreetset kogemust ja nõu saada.
jällegi ka omavalitsuse tasandil näiteks oma taristu kaitsmisel, oma julgeoleku tagamisel. Ja seda koostööd me tõesti arendame nüüd 7 veinikurma saabastega. Üks vana tants